Alustame. Võtke istet, palun. Algab programm. Tere tulemast ärihooaja avamisele, millest ma loodan, on saamas selline tore traditsioon, vaatamata sellele, et see on järjekorras alles teine. Kui ma peaksin pealkirja panema sellele, siis ma tõenäoliselt paneksin selleks jätkusuutlikkus. Ja mitte sellises võib-olla levinud keskkonna mõttes, aga üleüldiselt vaadates nii riikide kui ettevõtete ees seisvaid väljakutseid. Meil on üks teine agenda ka tegelikult. Teenusmajanduse koda sai sel aastal 10-aastaseks, ehk et meil on esimene juubel, aga kuna meie sünnipäev oli maikuus, siis me ei saanud ühtegi külalist kuhugi kutsuda ja ka ise kuhugi minna, ja siis nüüd me ajame odavalt läbi, et teeme 2 üritust korraga ja sinna lauale tuleb pärast kringel, mille kohta öeldi, et see on maailma parim. Et kui te seda olete proovinud, siis te peate küsima, et kust see pärit on. Teenusmajanduse koja arengu kohta ma ütleksin nii palju. Muide, ma ei ole täna siin börsimütsiga, ei hakka teile mingit börsi pesu tegema, vaid ma olen nüüd mõnda aega juba, ma ei mäleta kui kaua, Teenusmajanduse koja nõukogu esimees. Ja kui me vaatame nüüd seda 10-aastast teekonda, siis ma ütleks, et seda vanemad olijad siis võivad kas kinnitada või ümber lükata, aga ma arvan, et teekond on olnud päris äge. Et see areng on olnud päris muljet avaldav, et kui kunagi räägiti teenusmajandusest, siis esimesed, eriti valitsusliikmete või poliitikutega, et siis teenusmajandus seondus näiteks stewardesside või baarmenidega. Et täna, ütleme, see info on tegelikult jõudnud päris kenasti kohale, et Eestis on üle 400 000 inimese Statistikaameti andmetel, kes tegeleb ühel või teisel moel siis teenusmajandusega. Et sinna juurde käib palju avalikku sektorit, aga üldine selline know-how ja arusaamine on tegelikult palju muutunud. Aga kas siin on kedagi, kes oli ka eelmisel ava 1? Et need teemad kahjuks, millest räägiti eelmisel aastal, ehk et kas jõuame sellist riiki üleval pidada, kas teenusmajandus, kus tööjõumaksud on selgelt kõige suuremad maksud üldse, kas ütleme selline ajalooliselt paika loksunud seis on üldse jätkusuutlik, need teemad ei ole tegelikult kuhugi kadunud. Need on täpselt samamoodi täna aktuaalsed ja vaata, et aktuaalsemadki, kuna visatakse kaikaid kodarasse, et seekord siis sellise viiruse näol. Aga ma ei tulnud siia teile kõne pidama, vaid vestlema heade külaliste ja esinejatega ja ma palungi lavale sealt Kaidi Ruusalep, Vanderbiim, Kristel, Avaron, Ardo Hansson, endine Keskpanga president ja Janar Holm, kus sa oled? Riigikontrolör. Me ei pea jooma ühest pudelist, et kõigil on klaasid. Niisiis. Rõõm näha. Teeme sellise soojendusringi. Alustame võib-olla siit. Kui te mõtlete tagasi viimase 6 kuu peale ja miks 6 kuud, sest minu meelest praktiliselt päeva pealt 6 kuud tagasi kuulutati välja eriolukord. Vinge sõna, mis on need märksõnad või õppetunnid lühidalt, mis sa tahaksid jagada? Ja mul on tore alustada, sellepärast, et täna täpselt 6 kuud tagasi olime meil Singapuris ja me elasime viimased 2 aastat Singapuris, nii et kui Eestis kehtistati eriolukord, olid seal kõik oli veel lahti. Kuniks siis võõrtööliste ühiselamutes hakkas COVID looma ja tuli 10 000 juhtumeid päevas.
ja riik tegi oma järeldused, aga minu märksõnad viimase 6 kuu jooksul kõigepealt on võimaluseks, et iga kriis loob võimalusi ja mis on need võimalused, mida me näeme ja mis me ettevõtjatena näeme. Nii et kui meil selline kapitali kaasamise äri natuke rahunes maha, kuigi ettevõtetel oli kapitali vaja, siis tekkis küsimus, et olgu, et kuidas me ise ellu jääme, kui me kapitali kaasame lähme ettevõtted meie kontekstis, mille peale me kohe vaatasime, et aga mis on see, mis ettevõtted ja ettevõtjaid võiks aidata, nii et me tõime välja siis töötajate optsioonidega kauplemise oma tooteportfelli, nii et kes on töötajatele optsioone välja andnud, meil on siis selline keskkond, kus omavahel töötajad saavad tehinguid teha kohe. Mängisime võimaluseks ja teine, mis oli hästi huvitav, oli see, kuidas korraldati ringi siis laste õppe, et kui ma võrdlen seda, et haridus siis Eestis ja Singapuris, et mida seal tehti ja mida siin tehti, et väga huvitav võrdlus, kuidas tegelikult on nii traditsiooniline sektor nagu haridus võimalik päevapealt viia elektrooniliseks ja sellega kenasti hakkama saada. Ja nüüd sa oled tagasi? Jaa, nüüd ma olen tagasi COVID-i pärast. Nii et positiivne on olnud see viimased 6 kuud siis? Jaa, Eesti on ikkagi, me oleme siin koos, on ju. Me oleme siin koos, seal ei oleks koos. Seal me ei tohi regulaatorile, me peame iga päev, kuna me oleme reguleeritud ettevõtte, eks me peame iga päev sisuliselt Singapuri finantsinspektsioonile saatma nimekirja, kes meie töötajatest, mis kellaajal läks kontorisse ja mis ta seal tegi, sest kontoris ei tohi käia. Janar. Jah. Räägime riigist ja ettevõtlusest ja hiljem, et võib-olla mõned isiklikud momendid, mis selle 6 kuuga, eriti selle umbes 6 kuud täpselt tagasi ajaga seostuvad, et võib-olla sellised 3 asja selle perioodiga, et esimene see nii-öelda iga kriisi alguses olev jutt sellest, et nüüd kõik põhimõtteliselt muutub. Kõik põhimõtteliselt muutub, on totaalselt teine olukord pärast seda, kui me sellest välja tuleme, mis on hoopis teine maailm. Et seda oli jälle mõnus kuulata ja eks siin on omajagu ka tõde, on lihtsalt küsimus, mis täpselt muutub ja kui palju muutub. Siis kindlasti tooni andis tutvumine 3. klassi ainekavadega. Ja ma arvan, et väga paljudele oli see huvitav teada saada, mida lapsed tegelikult koolis õpivad ja ma arvan, et me kõik hingame praegu iga päev kergendatult, kui me teame, et järgmine ikka kool toimub. Et see kindlasti andis tooni ja tegelikult väga meeldivad perega veedetud nädalavahetused, kuna ei saanud nii suures seltskonnas olla või ei saanud ka väga paljude lähedastega koos olla, vaatamata sellele, et nakkuskordaja oli sama nagu praegu. Olid kindlasti nädalavahetused siis looduses, rahvarokkes, rabas või siis matkarajal. Et need on võib-olla 3 sellist olulisemat asja, mis ma kohe niimoodi peegeldaksin. Kristel. Tere ka minu poolt. Minul on võib-olla 3 niisugust erinevat teemat, mis mulle märksõnadena on. Üks on digitaliseerimine. Ehk et tegelikult see, kui kiiresti said kõik online ja kui palju tegelikult ärid muutusid efektiivsemaks läbi selle. Teine teema oli see, et viimased 5 aastat ettevõtjana ja ka investorina vaatad kõrvalt, kuidas kõik kallis läheb järjest kallimaks ja vaatad kõrvalt, kuidas kõik teevad äri väga suure leverage'iga, et sihuke down to earth äri tegemine, kus sul on pidevalt madal ja kontrollitud kulubaas, normaalne bilanss, et see tundus nagu, et sa teed midagi valesti. Et nii ei tehta äri, et äri on ikkagi kõrge leverage'iga, et see ikkagi tänane kriis väga selgelt näitas seda, et sihuke down to earth lähenemine on ikkagi õige, kui sa teed seda äri pikaajaliselt. Ja 3. osa võib-olla oli minu jaoks oli natukene pettumus Eesti haridussüsteem. Et olles siis 2 poja ema, kellest üks käis 2. klassis ja teine lasteaias, siis ma tegelikult oleksin oodanud, et Eestis, kus me tegelikult oleme digiühiskonnas, et kui me võrdleme Eestis ja Põhjamaades tegelikult on 90% elanikkonnast online, eks, versus nagu Lõuna-Euroopas, ma oleks oodanud, et meil on tegelikult kõik kooliprogrammid sisse loetud, et tegelikult sa võtadki loodusõpetus, 2. klass, see tund, võtad lahti, laps kuulab selle online'ist, selle on lugenud sisse, ma ei tea, Rakvere keskkooli õpetaja näiteks, eks, aga sellist asja ei ole ja tegelikult see oleks nagu ülilihtne teha. Et ma pigem nagu, see oli võib-olla siuke nagu pettumus. Mardu.
Jah, aitäh kutsumast ja ma arvan, et minul ka kolm märksõna, üks oleks tõsidus, erakordsus ja ootamatus, et tegelikult ma arvan, et osutus ikka väga keeruliseks ja suureks šokiks ja erakordsus selles mõttes, et ega me võime hakata võrdlema varasemate kriisidega, me kipume võrdlema, aga see oli lihtsalt nii teistsugune ja kindlasti olid mõned selged nägijad, mõned analüütikud, kes võivad öelda, et ma kusagil olen juba maininud, et võib mingi pandeemia kunagi tekkida, aga laias laastus ma arvan, et keskmine ettevõtja tahaks arvata, et kui küsiks teie käest, kas te tegelikult nagu mõtlesite selle peale, et selline areng võiks realiseeruda, ma arvan, et peaaegu keegi ei võtnud sellist asja eriti tõsiselt, nii et see oli järsk šokk ja me pidime hakkama improviseerima ja esimene faas oli kindlasti selline hästi suur ekraanide kinnikeeramine, hirm, paanika, pigem karta kui kahetseda ja siis kuidagi vaikselt sellest proovida siis normaalsuse suunas tagasi liikuda ja ma arvan, et tõesti see fakt, Kaidi ütles, et me siin istume, on juba päris äge, et me siia oleme jõudnud, et kas nüüd aasta pärast me ütleme, et Eesti ühiskond on nii avatud tänapäeval, et kas oli õige otsus või vale, aga ma arvan, et praegu me võime vähemalt nautida natuke sellist olukorda üldiselt, ma arvan, Eestil me võime pärast rääkida ka sellest, miks meil on natuke paremini läinud kui mõnedel teistel. Selle kohta Villu Sirnask kirjutas ühe loo, ta küsiski seal, et mis me oleme hästi teinud, et sellele ei olegi tegelikult ju lihtne vastata. Aga kui sa poleks hirm öelnud, ma oleks saanud öelda, et näed, et ma toon natukene halbu asju ka, nagu, et mis mul märksõnadena tulevad meelde, mul oligi hirm, paanika ja segadus tegelikult. Ja need on sellised asjad, mida finantsturgudel me hästi näeme ja selle kohta on palju ju psühholoogid ja igasugu sotsiaalteadlased uurinud, et kui sul on selline kollektiivne hirm või kollektiivne eufooria, nagu täna me natukene näeme ka ühes või teises kohas, et siis sul tekib karjainstinkt ja minu meelest me seda nägime nüüd väga-väga hästi selle märtsi, aprilli ja mai jooksul tegelikult, et kuidas ja teemadega on ju ka see, et mis teemasid oluliseks peetakse, neid, mida mälust siis leitakse esimesena ja sul on pagana raske neid mälust mitte leida, kui sul on iga päev on esiuudis. Pool naljaga Äripäev vist ja Nelli Teataja on ainsad lehed, kes iga päev ei kirjuta sellest, et kui mitu positiivset testi on ja kui palju inimesi haiglas on. Suvi oli vaikus ja nüüd ta läheb täpselt sama sellise hooga edasi. Aga nüüd ma tahaksin sisse juhatada meie sellise esimese suurema siis teemablokki, mis on makromajandus. Ja sinna juurde ma tahan küsida sellist asja, et mul juhtus kätte, vaid ma ostsin selle raamatu siis Robert Schiller ja Narrative Economics. Ja see kirjutas selle eelmisel aastal, 2019. Ja väga palju ta toob selliseid võrdlusi epideemiatega. Täitsa nagu oleks nüüd kirjutanud selle. Ja tema ütleb seda, et miks on raske ette ennustada just selliseid suure mõjuga majandussündmusi, on see, et liiga palju keskenduvad analüütikud ja võib-olla sellised ärksamad mõtlejad ja uudiste jälgijad sellele, mis kunagi oli, statistika ja andmed ja liiga vähe inimeste siis omavahel levitatavatele juttudele. Ja ta toob sellise näite, et üks kõige paremini siis ellu jäänud lugu algas umbes 100 aastat tagasi, veidi vähem, ja suur depressioon. Et kuidas see depressioon alguse sai, et oli suur eufooria ja nüüd iga umbes 10 aasta tagant, kui ma teilt küsiksin, kui tihti majandustsüklid vahetuvad, ma arvan, väga paljud ütleks umbes, kõhutunded umbes 10 aastat. Ja ta ütleb, et aga miks? Et miks on niimoodi? Ja toob enda siis argumendi või siis teooriana välja, et see on see, et meedia tuletab seda meelde. Et kui keegi muu ära ei unusta, siis meedial tuleb meelde, et 10 aastat tagasi oli kriis, et kas see võib olla tõsi, et sellised kriisid on väga paljuski inimeste juttude põhjal ise justkui nagu see self-fulfilling prophecy. Ja jätkuküsimus, et kas see teine laine, millest me oleme nüüd kuulnud, juba kevadel hakkasime kuulma, et oodake, et kohe tuleb, et praegu ju ka kogu aeg, see on nagu käibe fraas juba, et teine laine tuleb, et kas see võib olla ka üks selline, ütleme siis majandusteadlase vaatest toodud siis selline
põhjus? Ma ei tea, ma arvan, et Robert Schiller, ma ei ole seda raamatut lugenud, ta on muuseas Leedu päritolu nobelist, nii et kuidagi siit juured tulevad siia poole tagasi, aga ma arvan, et võib-olla neid tsükleid saab võimendada sellisel moel, et on teatud pessimism ja see siis süvendab mingit tsüklit, aga ma arvan, päris kriise kuidagi, võib-olla seda viimast kriisi, mis oli kuidagi seotud kinnisvarasektoriga, eufooriaga, mis iganes võib natukene niiviisi seletada, ma arvan, seda kriisi praegu sa lihtsalt ei, see oli absoluutselt ikka välk selgest taevast ja kui vaatad neid selliseid pandeemiaid, siis ma arvan, on olnud umbes 40-aastane tsükkel. Viimane suur pandeemia oli umbes 50-ndatel või 60-ndatel. Aga kui mitte ainult pandeemiast rääkida, kas või seesama teema praegu, et kui selline üldine negatiivne tunnetus on, selline ebaselgus, ebakindlus, kas see võib hoida tagasi sellist majanduse taastumist? Ja aga nüüd me näeme isegi börsidel seda eufooriat, väikse positiivse uudise peale hakkavad börsid väga volatiilselt liikuma, nii et see võib olla mõlemas suunas. Kindlasti tekitab volatiilsust, aga kui palju ta mõjutab natuke pikemaajalist trendi, ma ei oska öelda. Võib-olla tooksin välja selle, et tegelikult kui me vaatame, kuidas börsid liikunud on, siis iga kord, kui keegi ütleb sõna vaktsiin, siis järgmine hetk on börsid ilusasti tõusnud, eks. Et Ameerika pandeemia, mingi, ütleme siis rahvusliku pandeemia instituudi juht Dr. Faulk tegelikult on öelnud seda, et suure tõenäosusega vaktsiin tuleb kas aasta lõpus või aasta alguses, aga kogu see vaktsineerimise protsess ja mobiliseerimise protsess tegelikult kestab tõenäoliselt aasta, mis tegelikult tähendab seda, et meie ettevõtjatena peaksime täna oma äriplaanides ikkagi arvestama sellega, et järgmised 1,5 aastat on meil see ütleme siis nagu uus reaalsus tegelikult, et seda loota, et nüüd 2 kuu pärast või aasta lõpuks on kõik nagu sama nagu eelmisel aastal, et ma arvan, et see oleks liiga optimistlik. Ei peagi olema ilmtingimata täpselt sama, et ma arvan, see on selline musta-valge võrdlus väga tihti, et kas me peame võimalikult kiiresti minema tagasi normaalsusesse või siis teine pool ütleb, et nüüd on kõik hoopis teisiti. Et ma arvan, seal vahepeal on päris palju toone. Ja, aga seal on tegelikult, kui sa vaatad täna, mida turud sisse ennustavad, siis turud tegelikult ennustavad sisse, et 2021 toimub täielik taastumine. Aga kui me vaatame täna tegelikult erinevaid sektoreid, eks, et Ameerikas näiteks väga hästi peetakse seda statistikat, et ütleme siis sektoritest tegelikult rõivatööstus on aasta algusest all mingi 5%, eks. Kui me vaatame Horeca sektorit, siis see on 25%, aga kui me vaatame näiteks merelahutust, siis see on 50%. Ja kui me vaatame täna ka ettevõtete kättesaadavust kapitalile, eks, siis tegelikkuses neid on väga palju ettevõtteid, kes ei pea 1,5 aastat vastu. On palju riike, kes ei pea 1,5 aastat vastu. Et selles mõttes ma arvan, et tegelikult väga paljud peavad tegema muudatusi juba järgmise 6 kuu jooksul, et sa ei saa nagu jääda ootama. Ma täiesti nõus, et kui rääkida ka turgudest, et see on ka selline, tundub, et selline nagu mingi keskmine turg oleks. Tegelikult ei ole, et kui me vaatame, et mis neid kas või USA turg üles sajab, seal on, me saame need ettevõtteid 2 käe peal kokku lugeda tegelikult, et sellega ma olen täiesti nõus. Soovite täiendada? Ja ma võib-olla toon nagu ühe teise aspekti, et Hardo ütles, et hästi, see kriis on erakordne, see on nagu igas mõttes erakordne, sellepärast, et selle kriisi ajal on ka üks teistsugune dimensioon on see, et kust kaudu info liigub ja keda me kuulame. Ja on sotsiaalmeedia kaudu tulnud ka infomullid, on tekkinud sellised arvamusliidrid, kes võib-olla ei ole professionaalsed arvamusliidrid, tekivad grupid ja tekivad sellised väga huvitavad käitumismudelid. Ja ka, mis selle kriisiga on tulnud, on see, et need grupid ei ole enam lokaalsed. Need grupid on üle riigipiiride ja samamoodi, et mis infot kelle kaudu kasutatakse selleks, et tekitada uudiste
tekitada uudised, aga ka võtta see info ettevõtjatel näiteks, mille alusel otsuseid teha, valitsusel, mille aluseid otsuseid teha. Ja üks päris huvitav lugu oli BBC-s üks, ma arvan, paar kuud tagasi, kui hakkas liikuma info, et tegelikult see COVID-19 siis, et on liikumas olnud oluliselt varem kui selle aasta alguses. Ja mida tegid teadlased, et saada selle kohta mingisugust infot, sest Hiinast ju seda infot kätte ei saa. Nad võtsid satelliidipildid ja hakkasid vaatama satelliidipiltide pealt liiklustihedust Wuhani haiglate ümber. Ja nad said aru, et eelmise aasta suvest alates on sellised anomaalsed liikumised, kus parklad on väga palju autosid täis, mille alusel nad eeldasid, et tõenäoliselt esimesed sellised haigusega seotud nähud olid hoopis eelmisest suvest alates, aga tõenäoliselt keegi ei osanud ka seda seletada, et mis haigus on. Ehk samamoodi, kust me saame infot? Me saame juba satelliidipiltidelt infot liiklustiheduse järgi. Kas me kuulame professionaale, kas me kuulame teadlasi, kas me kuulame andmeid või me kuulame arvamusi? Ja see saab olema ka üks selline huvitav dimensioon võib-olla meie järgmiseks 5 aastaks. Nõus, aga ma arvan, see ongi raske vahet teha, et kui sa kuuled midagi, et kas see on... Need samad külajutud, eks, aga lihtsalt külajutud saavad läbi sellise tehnoloogia ja sotsiaalmeedia võimenduse. Ja kes on küla, kes räägib ja kes on küla, kes kuulab. Väga huvitav. Huvitav, jah. Ja seda on ka, infot just kui on, info puuduses vähemalt keegi ei ole. Nüüd on küsimus, et kas see teeb otsustamise kuidagi lihtsamaks ja ratsionaalsemaks või mitte. Et praegu tundub, et pigem mitte. Või väga raske on vähemalt. Aga ma tahaks lisada, sa ütlesid, et vaktsiin on üks asi, mis alati mõjub sellise tõukav jõuna. Üks sõna on veel, on rahatrükk. Et kui midagi kuskil sellest kirjutatakse, et see alati mõjub positiivselt või on mõjunud mitte siis alati jälle, vaid ütleme reeglina siis. Et Hardo, ma küsin, kui on võimalik raha trükkides lahendada kriise, lahendada seda, et tootlikkus on kehva, meditsiinikriis, et sisuliselt on püütud ravida siis, mis iganes kriis on 10 aastat. Raha trükkides. Negatiivsed intressid on veidi vähem. Inflatsioon on 0 lähedane. Et kui selline, et kas keegi ei ole selle peale kunagi tulnud näiteks 100 aastaid tagasi, et teeme siis hoopis niimoodi, et mõju on hästi positiivne aktsiaturgudele, et kui millega ütleme selline eksperiment, mis ma julgen öelda küll, et milles me täna elame, millega see lõpeb? See on raske küsimus. Ja ma olen seal laua taga istunud aastaid ja nendele asjade peale nagu mõelnud. Ma arvan, et ega see rahatrükk iseenesest, rahvakeeli rahatrükk ei hakka kõiki probleeme lahendama. Üks asi, mida ta kindlasti saab teha, mida ta on vähemalt senini teinud, on hoidnud ära kriise, eks ju, et sul on lihtsalt võimalik, tekib mingi paanika, eks ju, finantsturgudel hakkavad dominod kukkuma, nagu kukkusid 12 aastat tagasi ja ainuüksi see, et sa võid vähemalt vältida seda, hoida ära seda tulemust ja hoiad vähemalt majanduse stabiilsena ja ma arvan, et viimase 12 aasta jooksul on kindlasti finantssektorid, pangandust palju rohkem tugevdatud ja kui praegu see pauk käis, siis me praegu väga mures ei ole, ütleme, pankade või finantssektori pärast, me pigem näeme, et need probleemid on kusagil mujal, nii et ju me oleme saanud mingeid õppetunde ja järgmine kriis osutus teistsuguseks, aga see koht, kuhu me keskendusime, on tegelikult palju paremaks muudetud. Loomulikult nüüd, kuidas see kõik lõpeb, sõltub väga palju sellest, kas ütleme, tootlikkus majanduses hakkab pigem nagu kiiresti kasvama teatud hetkel või mitte. Et kui seda tuleb, siis saab ette kujutada sellist pehmet maandumist, kus majandus ise kogub jõudu omaenda jõududega ja see lubab siis vaikselt väljuda, kuna nõudluspakkumine hakkab kiiremini kasvama, inflatsioon hakkab kasvama ja siis lihtsalt sujuvalt tõstad intressimäärasid ja kõik saavad sellega hakkama, kuna nõudlus on kõrge ja nad on maksejõulised.
halb stsenaarium on see, kui sellist nagu pärituult ei teki või tegelikult majanduse produktiivsus ei kasva või isegi selle kriisi tulemusena kahaneb, samal ajal on, ütleme, valitsused võtnud selle aja jooksul palju rohkem kasvatanud oma võlakoormust ja nende väljakutsed, mis olid juba mõnel riigil üsna rasked, muutuvad veelgi raskemaks, nii et kindlasti võiks eeldada, et tasuta lõunaid ei ole ja et praegu me ühiskonnana sisuliselt võtame hästi suurt tarbimislaenu. Ja kuna tarbimislaen otseselt midagi nagu ei tooda, see ei ole halb asi teha praegu, me tegelikult üks põhjus võtta tarbimislaenu, et sul on ajutine šokk sissetulekule ja sa tahad seda natuke tasandada, aga siis me peaksime teadma, et tulevikus kusagil keegi peab oma püksirihma natukene selle võrra rohkem pingutama ja kui seda pingutamist ei saa teostada, siis tekivad probleemid. Aga kas sulle tundub, et niimoodi mõeldakse Euroopas või maailmas, et peab pingutama püksirihma? No ma arvan, et praegu ei mõelda, sest praegu on see horisont on väga lühiajaliseks muutunud. Me istusime rooli taga, nägime, et auto kisub kraavi ja me hakkasime, tegelikult me ei mõtle selle peale, et ma ei tea, kas ma kriimustan oma autot või kas see on ebamugav tagaistmes istujatele. Ma lihtsalt keeran rooli selleks, et ellu jääda ja igasugused kõrvalmõjud võivad sealt tekkida ja kui sa praegu üldiselt ütled poliitikule, et mõtle, ma ei tea, 10 või 20 aasta selles perspektiivis, ta ütleb, et mul on väga pakilised probleemid, mida ma pean praegu lahendama. Kahjuks on see horisont muutunud hästi lühikeseks. Me unustame ära need kõrvalmõjud ja me peame siis lihtsalt tulevikus, kui ajad on muutunud rahulikumaks, siis nendega jälle hakkama tegelema. Aga see, et laenu ei pea kunagi tagasi maksma, see on absurdne jutt. Ma selle kohta kohe küsin jätku küsimuse. Enne kui ma sulle annan sõna, ma ütlen teile, kuidas te saate küsimusi küsida. Küsimusi te saate küsida muidugi nagu tavaliselt, tõusete püsti ja küsite, aga on ka Slido, sli.to, minge sisse, vaadake ja password on koda. Saate sealt küsida. Esimesest reast võiks küll niisama küsida, Margus. Jaanar. Ma tegelikult tahangi sealt võib-olla, mida sa küsida tahad edasi minna, et minu meelest see sama teema... No ma tahtsin seda, et ei läheks meelest ära siis, et see sama, millega sa lõpetasid, et laen ei tule tagasi maksta. Et minu meelest päris palju sellest räägitakse. Räägivad nii endised ministrid kui praegused ministrid, kui igasugused Facebooki analüütikud, et unustage ära, et me ei maksa neid laene kunagi tagasi. Palun kommenteerida. Sellest ma tahtsingi tegelikult rääkida, et mõnes mõttes meie eelarvedebatt, mida valitsus peab, minu meelest kõige olulisemaid küsimusi ei ole tähtis see, kas tuleb erakorraline pensionitõus või mida seal täpselt ehitatakse, vaid käsitlus sellest, et kas, kui ühel pool on teadmine, võtame laenu, sest seda ei tule kunagi kinni maksta ja siis teisel pool on need kahtlejad ja kui tehakse vale valik, siis te maksate selle kõik kinni tulevikus. Aga kui me ei pea seda tagasi maksma, No just, kui nii läheb, siis on teine küsimus, aga ma arvan, et see on päriselt oluline küsimus, sest kuulata nende eelarve arutelusid, siis nii-öelda kulutajate pool ütlevad, et miks me oleme rumalamad kui teised, kõik võtavad laenu, kõik on huvitatud sellest, et see kunagi siis mingil viisil maha kirjutatakse, miks me need ainsad lollid ei ole, kes ei võta laenu ja ei tee praegu ja anna korralikku arengutõuget. Et ma arvan, see on väga oluline nagu debatt praegu, mis võib metsa minna. Ja ma olen tegelikult tulihingeliselt seda pooldanud aastaid juba, et riigi võlakirjad, minu silmad nägid need ära, tõsi, need ei ole küll Eestis veel noteeritud, aga riigi võlakirjad nüüd on tehtud. Aga ütleme selles osas jah, et jällegi tundub, et on sellised kaks äärmustena, et kas me võtame laenu või ei võta. Nüüd, kui me ütleme, et me võtame laenu, siis on see, et kas me kulutame selle ära lihtsalt, sisuliselt nimetame siis tühja tähe peale või me investeerime. Et just kui seal vahepeal ei olegi mingit, et Ardo ütles, et tegelikult on, põhimõtteliselt on ju mõistlik võtta ka siis ütleme sellist püsikuludeks kriisis, aga see peaks olema ainult püsikuludeks. See peaks olema siis jätkusuutlik. Et seda debatti tegelikult just kui on vähe võitu ja kui me mõtlemegi kas või niimoodi, et mul on ka tegelikult natukene segadus sellega, et kui me mõtleme kas või Euroopa peale, kus on eurotsoon, et on Põhja- ja Lõuna-Euroopa, siis kas või seda konteksti vaadates, et tundub, kuidas oli keskpangas, olid need, ühed olid pistrikud või kuidas neid nimetati ja siis kes need teised olid? Tuvid.
kes olid siis sellise lõdvema siis raha kasutamise poolt, on ju. Et seda, ütleme siis skaalat vaadates tundubki nagu veider, et kui keegi, eks ole, on kulutanud üle, et nüüd me anname siis sellist selle pandeemia võlakirju välja, et me selles osa ei võta, tundub minu meelest jabur. Aga just see, et kuidas seda raha kulutada, minu meelest peaks olema A ja O selle vaidluse osas. Ja kui me mõtleme, me täpselt ei tea muidugi, mis numbritest valitsus nüüd kokku lepib, aga võtame sellise 5 miljardit, et kuskilt ma olen märganud sellist summat. Et isegi kui me kujutame ette sellist olukorda, kus põhiosadega tehakse mingisugune trikk, täna on, homme ei ole, mingi tasaarvestus või mida iganes, igasuguste teooriatega mängitakse praegu, siis intresside teenindamine kuidagi ei saa katkeda. Et kui me mõtleme kas või selle peale, et 5 miljardist intress täna, siis meil on 0,2 või 0,3. Ja oletame, et kui läheb siis selle refinantseerimiseks ja see intress on tõusnud, siis juba see osa, tegelikult see ei ole peenraha minu arvates. Et me täna, eks ole, peame annetustega koguma igasugusteks elutähtsateks sündmusteks raha, et me siin räägime sellistest lihtsatest kümnetest miljonitest, mis lihtsalt on intressi teenindamiseks. Aga kuidas kas me jõuame mingisugusele konsensusele või üksmeelele selles osas, et kui üks argument on see, et neid laene kunagi tagasi maksta, kuidas sellesse väitesse peaks suhtuma siis? Ja teised ütlevad, et meie lapsed ja lapselapsed satuvad sellega orjusse, võlaorjusse. Tegelikult on see hästi filosoofiline teema, et kui me täna vaatame suurusjärke, et siis suurusjärgus tegelikult Kreekas on valitsuse võlg SKT-sse ligineb 200%. Ja nüüd, kui sa võtad selle loogilise matemaatika, selleks, et saaks seda valitsuse võlga SKT-st siis madalamaks, et siuke jätkusuutlik tase võiks olla seal jätkusuutlik mingi 100 juures, ehk et me peaksid 100% punkti vähendama, peab siis neil olema eelarve kogu aeg tasakaalus, sest iga kord, kui neil on eelarve defitsiit, see kasvab, eks, ja sinna lähevad ka veel intressid, mida nad peavad maksma, mis lähevad täpselt samamoodi nagu nii-öelda kulusse. Mis tähendab seda, et majanduskasv peab olema suurem kui eelarve defitsiit ja intressid selleks, et see väheneks. Et kui Kreeka oli seal juba 140-150% peal, siis oli see juba täiesti lost kaasus. Ehk et kui me vaatame, siis Hispaania on seal mingi 160% peal, eks. Või vabandust, Itaalia. Et selles mõttes on nagu need 2 riiki tegelikult on ennast täiesti lõhki laenanud. Ja kui me vaatame, siis Euroopa, ütleme siis ka keskpank võib-olla ei ole piisavalt agressiivne nende riikide suhtes. Et ma sinu käest tegelikult tahtsin hoopis küsida siukse asja, et kui me oleksime nõukaajal, siis ühel hommikul ärkaksime ülesse ja valuutale oleks 1-0 otsa pandud. Et kui tõenäoliseks sa seda pead, et me ärkame ühel hommikul ülesse ja keskpangas tegelikult on otsustatud, et 1-0 on otsa pandud, sest kui me paneksime selle 1-0 otsa, siis kõik need, kellel on raha, tegelikult oleksid vaesed, oluliselt vaesemad, kõik need, kellel on laenud, tegelikult saaksid käed puhtaks pühkida ja öelda, et me olime tublid poisid, me saame alustada puhtalt lehelt. Ei, ma väga tõenäoliseks seda ei pea loomulikult, aga see lihtsalt, et praegu ma arvan, et keskpangad stimuleerivad majandust, kuna neile on antud ette väga selge mandaat, et sa peaksid selle inflatsiooni kuhugi sinna 2% lähedale viima ja viimastel aastatel on inflatsioonil olnud hästi palju nagu vastutuult ja seetõttu on seda inflatsiooni ei ole kusagil näha ja seetõttu stimuleeritakse rohkem ja rohkem ja rohkem. Nii et kuna need keskpankurid võtavad seda mandaati kuidagi tõsiselt. Nüüd küsimus on, kui nüüd järsku peaks hakkama inflatsioon kasvama, kas me siis kõik loobume sellest mandaadist ja ütleme, ma ei tea, 10 sobib või 20 sobib, et ma kuidagi seda väga ei usu, nii et ma usun, et see reageering saab ikka olema sümmeetriline, et kui see inflatsioon lõpuks ühel või teisel põhjusel peaks tekkima, ju siis see näitab iseenesest seda, et majandus on ka ilmselt see kasvab välja mingisugusest majanduse tugevusest, mis siis võimaldab ka samal ajal neid intressimäärasid natukene tõsta, nii et tahaks loota küll vähemalt Euroopas, et nii ei läheks.
Aga tegelikult selle inflatsiooni teema poole peal minu meelest on täna nagu hästi sihuke absurdne olukord, kus keskpangad tegelikult ülirämedalt nagu stimuleerivad. Keskpangad tegelikult omavad suure osa võlast täna ja mida see tegelikult kaasa toonud on see, et kui 10 aastat tagasi sina olid suure pensionifondi juht, siis suur osa sinu portfellist oli investeeritud valitsuse võlakirjadesse ja investeerimisjärgu võlakirjadesse. Nüüd tegelikult on keskpangad nii palju nii-öelda raha trükkinud ja ostnud instrumente tagasi, et kui sa oledki siis see suur pensionifond, siis sa tegelikult täna ei saa investeerida valitsuse võlakirjadesse ega investeerimisjärgu võlakirjadesse, sest seal ei ole tootlust. Ehk et sa tegelikult oled liigutanud suure osa oma portfellist juba rämpsvõlakirjadesse ja aktsiatesse ja niimoodi nad üritavad siis tegelikult erinevates varaklassides tekitada mulle ja nad tegelikult ongi suutnud nagu osades varaklassides tegelikult mulle tekitada, aga nad ei ole suutnud kaasa sellega saada inflatsiooni. Et ja kui me nüüd vaatame seda praegust kriisi, siis tegelikult kuna väga paljudes sektorites on tegelikult ülekapatsiteet, siis tegelikult nendest sektoritest me näeme pigem deflatsiooni kui inflatsiooni. Et selles mõttes ütleme siis eesmärgi täitmine ka nagu valitsustel või keskpankadel on ülikeeruline. Ja see meie kui ettevõtjate jaoks tegelikult tähendab seda, et suure tõenäosusega järgmise 2-3 aasta jooksul intressitase ei muutu. Ehk et intressid jäävadki madalaks, sest inflatsioon ei tule kaasa. Võtame võib-olla selle makroteema niimoodi kokku, et püüame anda soovituse siis ettevõtjatele, et mida peaks jälgima, mis indikaatoreid, mis võiksid anda märku siis, et laenuraha või siis intressitasemed võiksid hakata, järsku ilmselt ei hakka, aga keskpikas perspektiivis tõusma. No, ma arvan, üks indikaator, mida kahjuks ei saa enam jälgida, on tööpuudus. See on kuidagi hästi ära solgitud praegu see indikaator, kuna kõik, väga õieti, ma arvan, Euroopas on peaaegu kõik riigid on kehtestanud mingisuguse tööturumeetme, kus me ütleme ettevõtjatele, tegelikult need inimesed väga tööd ei tee, aga jätke oma hinge kirja, me maksame teile mingisugust raha, nii et ja ma arvan, et see aitab tulevikus seda tootlikkust jälle taastada, kui me inimesed ei jookse laiali ja neid ei pea enam hakkama siis turult jälle tagasi otsima, kui asjad lähevad paremaks, aga selle hind on, et see indikaator, tööpuudus tegelikult ei näita seda tegelikult pilti, ma arvan, et on palju hullem kui see 7 või 8, mis meil praegu on. Aga kindlasti Eestis on samad need ekspordiindikaatorid, jaekaubanduse käibed, SKT kasvud ja sellised asjad, ja palgakasv on ka siiski mingisugune indikaator. Ja võib-olla on ka mõningaid finantsturu indikaatoreid, mida annab nagu vaadata, aga ma keskenduks ikka reaalmajandusele. Ütleme, meie jälgime iseenesest, kuna USA on tegelikult oma intressitsüklist tihtipeale eespool Euroopast, siis tegelikult Ameerikas on võimalik neid tööpuuduse näitajaid palju paremini tegelikult jälgida, et nüüd COVID-i kriisis tegelikult tööpuudus läks sinna 13% peale, nüüd on jälle alla 10 tulnud, ehk et sisuliselt pooled nendest inimestest Ameerikas, kes jäid töötuks, on töö leidnud, aga me täna ikkagi räägime, et Ameerikas on 30 miljonit töötut. Et see tegelikult on nagu väga suur number, ehk et tegelikult ütleme siuke Ameerika tööpuudus tegelikult selle jälgimine on väga hea indikaator selle poole pealt, et kas Ameerikas toimub siis nii-öelda intresside tõus või siis ka langus, ütleme. Ja üks nagu trend tegelikult, mis kogu selle asjaga tegelikult veel kaasa tuleb, on deglobaliseerumine, millest tegelikult makropoole peal me ei ole nagu üldse rääkinud, et tegelikult kui me vaatame tänasest nagu 5 aastat ettepoole, siis võib-olla ütleme paljud riigid tegelikult pigem hakkavad ennast ka rohkem sulgema. Et see on ka nagu ettevõtjale, mida ta peaks võib-olla nagu silmas pidama. Ehk et siuke riikide iseseisvus, et sa suudad toota endal tarbimiseks vajalikud asjad riigisiseselt versus see, et sa pead ostma midagi. Ja üks huvitav asi, mida me oleme turgude poole pealt veel märganud, on see, et paljud suurettevõtted tegelikult peavad hakkama valima pooli. Et kas sa oled Ameerika sõber või sa oled Hiina sõber. Et mõlemal pool sa äri teha tegelikult ei saa. Et sa kas suurkontsernina keskendudki USA turule või sa keskendud Hiina turule. Et seal mõlema poole peal asju teha on keeruline. Ja
noh, meie jaoks, kui me jälgime turge, on hästi nagu huvitav see, et mis sellest asjast ikkagi nagu saab, et kui eelmises kriisis tegelikult keskpangad panid turule suurusjärgus 2 triljonit, siis nüüd on pandud 8. Et kui siis nagu läheb 10 aastat mööda ja tuleb uus kriis, et kui palju sa saad sellele haigele patsiendile siis raha või seda nii-öelda nagu ravimeid sisse nagu panna, kui tegelikkuses nagu majandusele sellest nagu me tegelikult neid põhiprobleeme ära ei ravi tegelikult. No praegu tundub, et triljoneid saab. Et kedagi see nagu ei morjenda. Noh, see ongi tegelikult meie ettevõtjatena vaatame, et tegelikult maksab selle asja, kõige selle pulli kinni maksavad keskpangad. Ehk et meie järel tulevad põlved selleks, et meie siin saaksime normaalselt toimetada. Ma plaanisin küsida seda hiljem, aga tegelikult me oleme laenamisest rääkinud ja raha trükkimisest, et tuleme nüüd Eesti juurde tegelikult kohe ja küsimusi on ka saalist päris mitu selle kohta, et kuhu oleks vaja seda laenuraha investeerida? Mis on need prioriteedid? Hakkab siitpoolt seekord. See on päris huvitav küsimus nii väikese riigi puhul kui Eesti. Ma tean, et see on pikalt nagu vaieldud, eks, et kas me kõikidele peame natukene andma või me võtame mingisugused prioriteedid siit. Haridus on kindlasti üks, siit on hästi mainitud, on ju, et hariduse kaasajastamine ja moderniseerimine. Ja hariduse kontekstis võib-olla niisugused teemad veel, et kui meie lapsed on Eestis ja mul oli üks hästi huvitav kogemus tegelikult täna, kus poiss võttis mul vene keele tunde. Me oleme ju 2 aastat elanud Singapuris ja õppinud mandariini keelt selle asemel, et õppida vene keelt, et me peame siis vene keeles järgi saama. Ja tund oli online. Aga see pani mind mõtlema seda, et sisuliselt võiks mul poiss õppida samamoodi mandariini keelt edasi, mis siis, et õpetaja istub Singapuris, sest meil oli koduõpe seal. Ja tegelikult võiks ta ka Singapuri koolis edasi käia. Aga et lähemale tulles on ju see, et aga miks Lõuna-Eesti lapsed ei võiks käia Tallinnas eliitkoolides, on ju? Või miks minu lapse järeleaitamistunde ei võiks teha näiteks põlveõpetaja, kust ma pärit olen. Et see tehnoloogia võimaldab meil hästi palju selliseid elu viia maakohtadesse ja samas tagada hariduse, sest väga palju, miks ei minda maale elama või miks me oleme linnastunud, on töö ja kool. Teine, mis ma olen näinud, mida on teinud enamus suuri Euroopa Liidu liike, on see, et on loodud fond, riigi investeerimisfond, mis siis investeerib ettevõtetesse. Pool paneb erainvestor ja pool paneb riik. Ja see on siis erinevates riikides erinev, et kuna meie oleme, oma peakontor on UK-s, siis riigivalitsuse fond on seal kuni siis 5 miljonit, 2,5 erainvestor, 2,5 riik, aga mis minu jaoks on nagu see pikaajaline vaade on see, missuguse võimsa portfelli tegelikult see Briti valitsus endale läbi selle, et ta pool ja pool investeerib erasektoriga koos, et erasektor teeb sellise nii-öelda due diligence'i enne ära ettevõtetele ja riik suhteliselt standardselt paneb sinna juurde. Et see on üks võimalus ka Eestil ja riigil luua investeerimisfond, investeerimisportfell selleks, et 5 aasta pärast või 6 aasta pärast sedasama fondi tulu siis kas edasi investeerida või olla valmis järgmisteks keerulisteks kriisideks, sest kui me vaatame, et kui palju meil riigina nii-öelda kõrvale on pandud, siis eriti ei ole. Eks? No, ma olen sellest isegi kirjutanud juba 2 aastat tagasi ja nüüd siis, kui olid veel head ajad nii nimetatud, et võiks käitudagi nagu fondi juht, investeerida, luua raha. Ja nüüd ma kirjutasin sellest uuesti siis, kui jamaks läks, et selle fondi alt võiks teha siis anda laene ja teha investeeringuid, et siiamaani ta ei ole valitsuses väga sellist positiivset vastukaja leidnud, aga ma olen sellega päri, aga selle juurde me tuleks natukese aja pärast veel tagasi. Aga küsiks teistelt ka, et mis prioriteedid peaksid olema, kui me mõtleme investeeringute peale, eriti kui me
tõenäoliselt teeme neid laenurahaga. Ma arvan, et see on õige küsimus, sellepärast, et laenuraha puhul on eelkõige oluline küsimus see, et milleks seda kasutatakse ja see võib olla sageli ka vastused ka mõistlikult kasutatud, siis ei ole ka probleem tulevikus teenindada seda nii-öelda kulu, mis on seotud laenuga. Aga minu esimene pakkumine oleks IKT investeeringud nii riigis kui siis nii-öelda ka erasektoris toetamine, et näiteks seesama ütleme, kui me pärast tõenäoliselt räägime ka sellest, kuidas saaks riik tõhusamalt toimida ja riik ei segaks ja teeks informeeritud otsuseid, siis me hakkame seal nii-öelda juba lonkama natuke. Et Siim Sikkut tegi just ülevaate sellest, kuidas hädavajalikke investeeringuid selleks, et vanad asjad veel üleval püsiksid, on vaja 150 miljonit näiteks, aga selleks, et midagi paremaks veel teha, et teist vähemalt sama palju otsa panna, sellepärast, mis on juhtunud aja jooksul on see, et kogu aeg tulevad sellised uued ja säravad vidinad, aga vanad asjad jäävad, nii nagu ikka, riigi asjade puhul jäävad kuskile nii-öelda järgi lohisema. Et loomulikult haridusteadusega siin tuleb alati minust ka täpne olla, mille jaoks täpselt, et selles mõttes, mis teadus, mis haridus, mitte et riik peaks või keegi peaks teadlaste asemel hakkama teadust ise korraldama, aga ma arvan, et seal peab olema palju täpsem, et mida see täpselt tähendab, kui me sellest räägime ja ma arvan, et laenuraha puhul ikkagi tuleb ka seda kriisiolukorda vaadata ja teha mõningad need infrastruktuuri investeeringud, mis ühelt poolt on nagunii vaja teha, mis on mõistlikud, mis aitab kas regionaalarengule kaasa või vähendavad ühel või teisel viisil kulusid ja teine pool annab nendele ettevõtjatele tegelikult võimaluse siis üle tulla sellest kriisist, et ühendada siis tekitada selline win-win olukord. Siin võiks jätkata palju, aga need on võib-olla need 3 asja, mida ma välja tooks. Mina isiklikult arvan, et peaks kindlasti infrastruktuuri investeerima, sest riigi eesmärk on ikkagi tagada meile korralik infra, siis ka mõtlema võib-olla rohkem sellisest rohetaastamisest ehk kogu see roheline mõtteviis. Et ma arvan, need oleks 2 põhilist. Ja kui sa ütled infra, siis sa mõtled mida? Ma ikkagi mõtlen nagu, et sul on korralikud teed, sul on korralik riigisüsteem, sul on loodud seadused ja ütleme siis nagu mängumaa ettevõtjatele, et ettevõtjad saaksid äri teha. Et tegelikult nagu väga paljudes erinevates valdkondades on mingid asjad, nagu, mis tegelikult tuleks parendamist, me teame finantsi poole pealt täpselt samamoodi, mida tuleks nagu ära teha, eks. Et ma pean mitte seda infraga, ainult seda füüsilist infrat silmas, vaid... No sellepärast täpsustasingi, et kui mõtleme tagasi valimiste peale, et mis on 2 läbivat teemat, on erakorralised pensionitõusud ja teedeehitus. 4-realine Tartusse tuleb või ei tule. Et tegelikult see pilt on ju palju laiem, nagu Janargi ütles, et teadus ja haridus peab olema täpne. Aga mulle küll tundub, et täpne on raske olla. Et sellepärast on lihtsam öelda, et kas ehitame teed või tõstame pensioni. Mõlemat ei saa. Vardo? Ei, ma arvan, esiteks on see stardipunkt on tegelikult, tuletame meelde, et Eesti on väga tubli olnud investeeringutega. Vähemalt, kui vaatad riiklikke investeeringuid osakaaluna SKT-st, kindlasti Euroopa kuldmedalist või võib-olla hõbemedalist, et lihtsalt hästi palju on investeeritud ja vaatad igasuguseid kultuurimaju ja uusi koolimaju ja teid ja muid asju. Tegelikult on võib-olla neid 4-realisi maanteid ei ole veel päris igal pool, aga muidu ikka on hästi palju ehitatud. Osad need ei ole riiklikud, aga kui sa vaatad, sul on uued rongid, uued trammid, sul on uus lennujaam, sul on bussijaamad, väga peened bussid, kõik on nagu tegelikult hästi tore tegelikult, et on ikka edusamme tehtud ja ma suvel käisin Itaalias, seal oli ikka see infra jättis nagu soovida, nii et stardipositsioon on hea, ma arvan, esimene asi on lihtsalt kaitsta seda, et me ikka nagu ei hakka seda nagu vaikselt ära lõikama ja jooksvatesse kuludesse suunama. Teine asi, ma arvan, et oleks vale, kui me mõtleksime, et meil on mingid tavalised investeeringud, mis elavad oma elu ja siis meil on mingid COVID-iga seotud mingid uued mõtted, mida me kuidagi eraldi menetleme, et meil tegelikult võiks olla selline, ma arvan, meil juba on korralik riiklike investeeringute planeerimise, prioriseerimise protsess, kus kõik need ideed pannakse sinna ühe kopa sisse ja siis valitsuse laua taga need siis arutatakse läbi ja seal võivad olla mõned roheinvesteeringud ja mõned digiinvesteeringud, aga sama hästi võivad olla mõned kruusateede silutamine ja koolimajade remont ja ministeeriumite uuendamine ja ma ei tea, mis iganes. Nii et lõpuks valitsus peab seisma kõikide prioriteetide eest ja ilmselt päeva lõpus toimub mingisugune rõhuasetuse
muutus, no võib-olla me keskendume rohkem tervishoiule ja ma ei tea, vähem mõtleme mingitele muudele asjadele. Tõsi, aga ikkagi on see COVID olnud see, mis justkui nagu nüüd päästis valla selle, et nüüd võib laenata justkui. Et siis ma olen täitsa päri sellega, et iga investeeringute kava oleks võinud olla ja ilmselt oligi olemas ka enne märtsikuud. Aga miks ma tõin just selle teede ehituse, et see on selline asi, et mida tuuakse välja aeg-ajalt ja tuuakse välja ajal, kui siis keskpank väga tihti ütleb, et praegu küll ei saa neid teid hakata ehitama, et see kuumendab majandust. Aga ka sealjuures, kas meil võtame kas või selle teaduse rahastamise 1% SKT-st, et jällegi ma ei tea, ma ei saa nendest detailidest aru, ma ei ole seda uurinud, aga see tundub, et on olnud raske saavutada. Et ei saa tõsta 1%. Et kas see ei ole siis, ja me räägime ju ammu enne siis COVIDit, et selle jaoks samamoodi oleks võinud võtta laenuraha ju, need intressid on olnud negatiivsed juba 5-6 aastat. Et kas siin te ei näe seda, just vastates paarile küsimusele, et kui teie saaksite kirjutada nüüd riigieelarvesse need prioriteedid just investeerimise, me näeme täna ju tegelikult, et seda raha laenatakse. Et võib-olla see ei olekski nii, ütleme siis akuutne see probleem, aga me teame ette seda juba. Ja oht on, et see läheb lihtsalt kuidagi nagu vesi valgub maa sisse, ilma et midagi sellist, lugesin ühest raamatust, et kuidas valitsused võiksid siis sellise kapitalismi väljakutsetega toime tulla, üks variant oligi siis sellise fondi näol, ja siis see termin oli patient capital. Ehk et mis ei oota kiiret tootlust, erinevalt siis paljudest riskifondidest ja erafondidest. Ja just toodi välja teadus, haridus, igasugused innovaatilised lahendused, kuhu riik siis võiks suunata raha, avalikult teatades, et meie ootused, ütleme selle tootluse saamiseks on siis kaugel või väga kaugel. Et kui me võtame nüüd sellise suuna, et mis te siis ütlete, et oletame 3 miljardit, mis on need, mis riigieelarves peaks olema markeeritud vähemalt, et sellise investeeringukava osaks saada siis? Kui nad ei ole juba? Ei oska öelda. Ja see on sul nii keeruline küsimus. Üks, mis ma ütlen, mis on COVID toonud midagi erilist, on see, et ta on viinud meid sellisesse kriisi, mis on seotud inimese elu ja tervisega ja selle võrra tõenäoliselt reageeringud sellele kriisile ongi sellised, võib-olla emotsionaalsemad, kui ta tohiks olla ja on isiklikumad. Ja mis nendesse laenurahadesse puutub, ja ma näiteks vaatan kõrvalt, mida Singapur riigina teeb, on, et Singapur selles mõttes on väga huvitav riik, et seda peab rohkem vaatama nagu äriettevõtet kui riiki, et nad investeerivad palju, vaatavad, et mis meie järgmised 5 aastat on, kus me arendame kõik asjad, aga et siiski, mida nad on riigina olnud sunnitud tegema, on see, et väga paljudes sektorites on tekkinud ellujäämise küsimus. Ja see on see, mida see kriis on kaasa toonud ja väga palju laenuraha ei lähe mitte lihtsalt kulude katteks, vaid läheb ellujäämiseks, et me jääksime, teadussektorid jääksid ellu. Aga et üks võib-olla arendades seda mõtet siit edasi, mida Janar ütles ja Kristel ka rääkis, et infrastruktuur, et kui me mõtleme, et palju investeeritakse infrastruktuuri ja üldse haridus ja sellesse laiemalt ja teadustegevus, mis on see, kus on haridus- ja teadussektor 10 aasta pärast? Mis seal toimub? Ja lugedes neid trende ja vaadates neid trende, et tegelikult see, mida Eesti riigil siin nende laenurahadega siis on võimalik välja ehitada, on digitaalne infrastruktuur. Me infrastruktuuri all oleme harjunud ikkagi mõtlema betooni, aga uus maailm ei ole betoonmaailm, uus maailm on digitaalne maailm. Ja mis on see digitaalne infrastruktuur, mida üks selline väike riik nagu Eesti saab üles ehitada, oma e-teenustes, oma mingisugustes erinevates regulatsioonides, uutes litsentsides, ärimudalitele, kõigele selle, kes me tahame olla, missugune haridus on ju, mida Eestist pakutakse. Ja kui me selle kihi näiteks sellise nii-öelda sundmeetodil COVID-i tõttu, mis minu jaoks on võimendi, COVID tegelikult on muutuste võimendi ju,
et siis me tõenäoliselt tuleme riigina võitjana välja, mis on meie võimalused, mis on see digitaalne infrastruktuur, mis me tahame ehitada, mitte ainult lokaalne, on ju, et ma saaks, ma ei tea, oma perega tagasi Põlvasse kolida, vaid mis on see, et me oleme rahvusvaheliselt digitaalne. Mulle väga meeldis Ardo nagu lähenemine, et tegelikult nagu meil on väga keeruline öelda, mis peaksid olema need prioriteedid, et tegelikult sa peaksidki need ideed panema ühte potti ja sealt välja valima. Aga minu jaoks võib-olla täna nagu see laenu võtmine ei olegi nii suur probleem kui see, et Eestil on eelarve defitsiit ja tegelikult nagu ütleme niimoodi, et kui ettevõtjad on pidanud ikkagi oma püksirihma koomale tõmbama. Kõik nice to have kulud, ma arvan, enamus ettevõtetes on üle vaadatud, on ju. Sa oled muutnud ennast siis ütleme efektiivsemaks, sa oled palju rohkem digitaliseerinud ennast ja nii edasi. Siis mul on täna nagu vähemalt, ma ei ole näinud neid märke, et tegelikult riik oleks ka pidanud nagu sarnase ülesande läbi tegema. Ja sellest oleks nagu jube kahju, kui tegelikult riik laseks siis korraliku kriisi raisku, ilma et ta ise muutuks ka nagu oma sees efektiivseks. Et see, kui me võtame nagu praktika, et eelarve defitsiidis riigieelarve tegemine on okei, siis ma arvan, et see tegelikult on väga suur paradigma muutus. Ja siis me pigem hakkame ronima sinna Lõuna-Euroopa nagu mentaliteeti, mis ma arvan tegelikult ei ole väga hea. Ardo, sa olid majanduse elavdamise ekspert, kogu liige. Mis nõu te andsite? No seda võivad kõik lugeda selle, kui võtad selle preambula ja jätad kõrvale, et seal on 2-3 lehekülge selliseid põhisoovitusi ja siis selles grupis oli, ma arvan, kokku 17 eksperti, nii et igalühel olid oma ettepanekud, need on kokku korjatud, aga mitte otseselt esitatud, loomulikult seinast seina, aga ma arvan, et üks asi, et proovida tasakaalu leida selle töökohtade ja sissetulekute lühiajalise säilimise ja selle pikaajalise majanduskasvu vahel, nii et seal siis erinevate teemade all on erinevaid soovitusi. Ma arvan, kindlasti selline proportsionaalsuse mõiste jäi kõlama, et peaks ikka, mida tõsisem, seda rohkem toetad, mida vähem tõsisem, seda vähem tuge on vaja, seal räägiti riigireformi vajadusest ja mis iganes, nii et mina olen samamoodi mures just sellest, et tegelikult see on nagu selline valuvaigisti, eks ju, kui sa pead vaatama, sulle antakse retsept selleks, et sa jää nagu sõltuma sellest, aga väga lihtne, lihtsalt nähtamatult hakkad harjuma sellega, et see kulutuste baas on kasvanud ja siis sellest enam välja ei roni, nii et ma arvan, et me liigume selles endise Kreeka suunas praegu päris kiiresti. Te olete kõik minu meelest juba maininud seda ellujäämist. Nassim Taleb kirjutas ühe artikli, ma teile jagasin ka seda varem, pealkiri oli Corporate Socialism. Et ma arvan, paljudes riikides on selline tunne, et selline kas sotsialism või siis riigikapitalism tõstab pead. Ja tema põhisõnum oli see, et kannatavad need, kes on olnud siis korrektsed. Ta pidas silmas ettevõtteid, aga me võime seda laiendada ka riikidele. Nagu te olete ise ka toonud välja, et põhja ja lõuna mentaliteet. Ta ütleb, et see ei ole ootamatu tegelikult, see tuli kõigil ootamatult, see kriis ütleb, et kui te ei usu, lugege mu raamatut Mustluik. Sirvisin, tõsi, kirjas, et pandeemiad pigem siis tihemini kui harvemini juhtuvad, kuna maailm on väga ühendatud ja toimub pidev üleoptimeerimine ja puuduvad puhvrid. Ja see ta ütlebki, et kui on ettevõte on korralikult hoidnud enda likviidsusvaru ja siis tuleb kriis ja siis on suurettevõtted, kellel puuduvad igasugused likviidsed varud, ütlevad, et palun nüüd abi. Ja ta toob näiteks Boeingu ja ta kirjutas selle märtsi lõpus. Korralik kukkumine oli selleks ajaks. Ja kirub Boeingut, et kus on su varud, et mida peavad tegema siis juuksurid ja massöörid ja treenerid ja igasugused kohviku ja restorani pidajad, kellel ei ole võimet lobi teha. Ja siis ma tundsin huvi ja uurisin, et mida Boeing tegi siis. Tõsi, Donald Trump mitu korda ütles avalikult välja, et Boeingu me päästame raudselt ära. Ja Boeing ütles, et meil ei ole vaja mingit riigi abi ja läks võlakirja turule ja laenas 25 miljardit. Üks selline rekord summa üldse ja USA-s, mis on laenatud korraga.
ja intress oli 5,5. Mul küll tulid paralleelid Eestis sellega, et mida oldi nõus siis maksma ettevõtte poolt, kes arvab, et ta jääb ikkagi ellu. Aga nüüd tuleme nagu veel ettevõtete poole, Eesti ettevõtluse poole. Et kui me nüüd võtame selle Talebi näite, et puhvrite olemasolu, mis on tegelikult ju täiesti normaalne äri siis osa, et sa panedki kõrvale natukene või omad mingisugust arvelduskrediidi limiiti. Et ma arvan, et vahepeal läks tegelikult käest ära, mitte ainult meile, aga igal pool. Et sul laenuraha kallab niimoodi peale, et sa ei mõtle selle peale. Ja nüüd, kui me oleme sellises olukorras, siis minu küsimus on see, et esiteks, keda päästa, kuidas otsustada seda, keda päästa ja kui kauaks üldse peab ettevõte siis omama puhvreid. Et kas me räägime, meil ju mingisugused suured signaalid tekkisid juba 3 nädalaga. Ja siis kriitikud ütlesid, et kui 3 nädalat vastu ei pea, et võib-olla siis oledki valel alal. Et Martin Helme on ka kommenteerinud seda niimoodi, et ma loodan, et see on tegelikult kontekstist välja rebitud, sellepärast, et ettevõtted võiks olla ju ikkagi, või ettevõtlus riigi üks prioriteet, aga see sõnum oli nii, et võib-olla oligi väikseid butiike liiga palju. Et võib-olla oligi, aga just, et kuidas just selliste pingeliste eelarvekõneluste või üldse raha jagamiste kontekstis vastata sellele, keda päästa ja kui kaua peab üks ettevõte siis vastu pidama. Et me saaks öelda, et nüüd on ületatud mingi piir, kui peab riik sekkuma. Kes soovib alustada? Ma arvan, et keda päästa võib olla tegelikult nagu isegi natuke vale küsimus, et siin on juba probleem sees, et tegelikult kui minnakse ettevõtjaid konkreetselt päästma, siis võib riik väga otsustavalt ju tegelikult seda majanduskeskkonda negatiivselt mõjutada. Aga me näeme seda juba. Ja nii ta on, et tegelikult on ju küsimus selles, et kuidas majandust toetada on ja see järgmine küsimus ja missugust ettevõtlust, millisel viisil on vaja selleks toetada, et majandus vastu peab. Ma arvan, et need suurepärased näited, mida nimetama ei pea, mida kõik teavad, need ongi paljuski tingitud sellest, et mindi ettevõtet päästma, mitte ei olnud eesmärgistatud see rahakasutus selle majanduse peal. Et valitsus ei tohiks arutada minu eest seda, keda päästa, vaid mis on probleemid ja mis on vaja selleks teha, et need probleem lahendada. Mille üks lahendus võib olla ka see, et tegemist on niivõrd olulise ettevõttega, kus on väga palju millega on väga palju teisi ettevõtteid seotud, mis teatavas mõttes on nagu öeldakse, et on tüvitekstid, on nagu Eesti majanduse tüvitekst, et see on see asi, mida tuleb hoida ja ma arvan, et ainult sellistel juhtudel on mõistlik rääkida konkreetselt ettevõtte toetamisest. Ja mina olen ka väga nõus, et see, et meil siin meedias lahkame, et üks ettevõte sai seal suure laenu 2%, eks, et see on ikka täiesti jabur. Et kui me sektoritest räägime, eriti me oleme siin teenusmajanduse sektor, et sa ütlesid, et laenuraha on lahkelt kättesaadav, tõstke käsi, kes on saanud viimati pangast laenuraha ja mis te panti panite, eks. Et milline teenusmajanduse sektor ja missugune teenusmajanduse sektori ettevõtte saab pangast rahulikult laene on ju, masinaid meil ei ole, on ju, suuri tootmishooneid meil ei ole, meil on ruumid, mis tavaliselt on renditud, on ju mõned arvutid, ajusid ei pane panti, eks. Et selles mõttes mulle tundub, et teenusmajanduse sektor on olnud tugev sektor, nad on pidanud ise ellu jääma ka siin siis, kui laenuraha pritsis siit ja sealt ja võib-olla ka praegu peale, et ja need sellised uued ärimudelid, et see on mõtlev sektor ja kui me räägime siin teenusmajanduse sektori meetmetest, siis meie kulu on tööjõukulu, on ju. Et kuidas leevendada seda tööjõukulu keerulistel hetkedel ja mida siis riigina teha, et meiesugused ettevõtted, kes väga harva käivad kapitali peale küsimas, eriti laenurahana pankadest, et kuidas siis seal nagu soodustada selle sektori kasvu. Võib-olla võtaks ühe sammu tagasi, et USAs tehakse iga kuu sellised business owner review'd, kus siis erinevad business owner'id, need on seal ligi 6000, avaldavad siis erinevate asjade osas arvamust. Ja siis põhimõtteliselt praegu siis on küsimus, et mis on need 3 põhilist või olulist teemat
tegelikult Covidiga seotud ja 25% ettevõtetest, siis business owneritest või ettevõtjatest ütleb, ja see on kõige olulisem asi, on see, et nendel on probleeme oma bilansiga, ehk et nendel on probleeme rahastamisega, ehk et päeva lõpuks nad jooksevad rahast tühjaks. Et kui me vaatame ka ajalooliselt, siis tegelikult ei ole häid juhte, halbu juhte, on lihtsalt ettevõtted, mis elavad pikalt tänu sellele, et neil on kapitali ja ettevõtted, mis jooksevad kapitalist tühjaks. Ehk et tegelikult see kapitali kättesaadavus on tegelikult ettevõtjale täna nagu ülioluline. Seal 2 järgmist umbes 20%-ga olid siis koroonameetmed, et kas riik paneb mingeid koroonameetmeid, mis minu äri mõjutavad. Ja siis 3. oli põhimõtteliselt see, et kas mu kliendid tulevad tagasi, mille üle siis muretseti. Ja mis oli huvitav minu jaoks oli see, et mais siis põhimõtteliselt ainult 5% ettevõtetest ütles, et kogu see kriis ei mõjuta neid. Ja tänaseks on see number tõusnud 13 peale. Ehk et me tegelikult tänaseni räägime, et 9 ettevõttest 10 on tegelikult mingi Covidi mõju endiselt nagu käimas. Ja kui vaadata nüüd nagu seda, kui palju peaks raha nii-öelda olema või kui tugev see bilanss peaks olema, siis minu meelest seda ei saa nagu võtta üle sektoriti, et sa peaksid ikkagi nagu vaatama igat sektorit eraldi. Ja kui me vaatame seda tugevat bilanssi, siis tegelikult läbi tsüklite need, kes on tegelikult ennem investeerinud uutesse ärimudelitesse, protsessidesse ja nii edasi ja omavad tugevat bilanssi, on need, kes tegelikult järgmisest tsüklist turu osa võidavad. Et 5R siin on tegelikult ülihea nagu näide, et võrreldes teiste lennuettevõtetega nad on nii tugeva kapitalibaasiga, et nemad täna avavad uusi liine, otsivad endale slotte lennujaamadeseks, ostavad uusi lennukeid, samal ajal kui kõik tahavad oma parkidest nagu lahti saada, eks. Aga nad saavad seda teha ainult tänu sellele, et nad eristuvad oma nagu siis ütleme siis nagu sektoris sellega, et neil on väga tugev kapitalibaas. Ja ütleme teenusmajanduse valdkonnas tegelikult, kui me vaatame seda sükest RAF nagu estimate'i, siis meil ka tegeleme väga palju rahvusvaheliste partneritega ja tavaliselt siis küsitakse, et kuulge, et kui tugev teil siis see kapitalistruktuur on. Ja ütleme süke nagu rusikareegel tegelikult väga paljudele, ütleme siis due diligence'ide käigus on see, et sul peaks tegelikult olema raha ja likviidseid vahendeid 1 aasta kulubaasi ulatuses oma bilansis. Et see tegelikult annab sulle nagu piisava tugevuse, et juhul, kui isegi tulevad karmimad aastad või sa pead oma ärimudelit muutma või midagi, whatever, et sa tegelikult elad selle aja üle. Soovid täiendada? Kui produktiivseks me muutume, et selles mõttes, mida nutikamalt me suudame neid investeeringuid siis valida, seda, see on nagu võimalus. Teeme seda hästi. Arvan, et kui sul on Singapur või Korea või sellised riigid, kus on hästi selgesti avaliku sektori haldussuutlikkus hästi tugev ja seal on tugevad spetsialistid taga ja mingi politiseeritus võib olla madal, et siis on sul võimalik võib-olla isegi kujutada ette seda, et asjad liiguks õiges suunas. Mul siin tundub kuidagi, et ega ma väga ei usaldaks päeva lõpus, kui me nagu lubame hästi palju sellist diskretsiooni Eesti puhul, et me neid õigeid valikuid teeme, et kas mul tundub, et seniste nende case'ide puhul ma arvan, ettevõtted, mis on olnud paremad lobistid, on saanud rohkem raha, et jälle seesama teenusmajandus võib-olla ei ole selline, kes suudab seal laua taha saada ja oma argumente seal tõsta. Me vaatame sektoreid, mis ei ole võib-olla päeva lõpus väga süsteemselt olulised või strateegilised. Ma mõtlen, mingi ärikinnisvara näiteks kindlasti ei ole kõige strateegilisem haru, me räägime Kaidi rääkisin, et seda naeruväärsetest intressimääradest, ega see tegelikult see kingituse element on veel hästi nagu suur, nii et mõned ei pääse üldse löögile, teised saavad ikka kopaga seda nagu soodustust, nii et mina kõige rohkem kardan seda politiseerimist ja seda, et kui meil lõpuks tuleb selline sõnum välja, et mida rohkem sa rahastad erakondasid, seda paremini sul äri õitseb, et see, kui me sellele teele lähme, siis on ikka väga halb. Publiku hulgas on võib-olla
mitte teenusmajanduse koja liikmeid ka, et nendele infoks siis, et märtsikuus me tegime ettepaneku valitsusele siis peatada sotsiaalmaks. Meie ettepanek oli 3-6 kuud. Just sellel põhjusel, mida teie ka välja tõite, et tööjõumaksude osa selles ettevõtluses või ettevõtlusvormis on väga suur võrdluses näiteks siis kapitali mahukate töökohtadega. Ja teine asi, me viisime küsitluse läbi liikmete seas. Ja väga paljud, ma ei taha nüüd sellist negatiivsust kuidagi siia tuua, aga väga paljud näevad sügist ikkagi, kui ütleme siis sellist tõehetke. Et millal võivad hakata siia jõudma siis erinevad negatiivsed mõjud. Aga tuleme nüüd riigireformi juurde. Selle kohta on siin erinevates kastmetes küsitud palju küsimusi ja ma tahaksin sõna anda Janarile. Sa oled riigikontrolör. Ütle, kuidas suhted on praegu Riigikoguga? Et mina mäletan varasemalt uudistest sinu eelkäijaid, kui nemad käisid Riigikogus rääkimas, siis tihti oli saal tühi. Et kas sind võetakse kuulda ja kui me mõtlemegi konkreetselt kitsalt riigireformi vaatest? Riigikontrolör käib Riigikogu suures saalis 1 kord aastas ja sellel aastal ma kahetsusväärselt pidin astuma kõnetooli kell 12:30 öösel, mis oli oma töö teinud juba. Et enne seda aasta varem oli ikkagi nii-öelda see ruum täis, aga ma arvan, et see ei ole üldse kõige tähtsam saal selles mõttes Riigikogu liikmetega suhtlemiseks, et meil on ikkagi need teised formaadid seal, kus me Riigikogu tööperioodil iganädalaselt kohtume ja see, mis puudutas näiteks riigireformi algatust, mida siis riigireformi otsuse projekti, mille valitsus Riigikogule ette heitis, mille suhtes me olime kriitilised selles mõttes, et see paber ei tingi ei ühte ega teistpidi käitumist, sealt ei tulene otseselt mitte mingisuguseid väga olulisi suundi, mõne erandiga võib-olla, mis olid seotud kohalike omavalitsuseks. Tõepoolest sellel teemal kohtumine toimus väga sisuline ja arutasime seda, nii et see oli kindlasti vastastikku kasulik. See, mis puudutab seda, et kas kuuldakse või kuulda, et siin ei ole nagu minu meelest midagi, mina olen küll viimane, kes peaks midagi selle eest või sellepärast Riigikogu liikmetele ette heitma. See on ikkagi natuke nagu meie enda asi ka, kuidas ennast kuuldavaks teha ja kas me alati ütleme kõige mõistlikumaid asju ja kõige tähtsamaid asju. Ma arvan, et kui päriselt tähtsaid olulisi asju ka arusaadaval viisil esitada, siis võib isegi sellel teatud juhtudel positiivne mõju olla. Aga ma ikkagi rõhutaks meie puhul ka seda, et me mõnikord ikkagi oleme ka need, kes tõstatavad mingisuguseid debatte ja tahame arutelu tekitada. Nii et eks meie eesmärgid on sellised mitmekesised. Aga kui sa lubad, ma küsin ühe jätkuküsimuse, et kas sulle tundub, et valitsus on teinud nagu tegeliku riigireformi jaoks tõsiseid samme? Aga mis see tegelik riigireform on? Siin on sellised näited toodud, et riigipalgaliste arvu vähendamine, eelarve revisjon, millest kunagi on juttu olnud. Ma arvan, et selle riigireformi üks nagu probleem on see, et ta sisaldab peaaegu kõike. Nagu sellest dokumendist näha põhimõtteliselt igasugust seiklust saab sinna alla panna või parendamist või ümberkorraldamist. Ma arvan, et siin on oluline üldse järgmine kiht ette võtta ja nõudlikkus mingite konkreetsete teemasede suhtes on. Mis on ju ka tegelikult selle nõukogu poolt, kes seal üht-teist oli, aga minu meelest on ühelt poolt vaja rääkida sellest, missugune riik olema peab, ehk kuidas ta toimima peab, kui palju seal ressurssi kulutab riik ise selleks, et mõelda nagu siis aparaat. Aga teine küsimus on ikkagi need, et ma arvan, et kuskilt ka ettevõtjate poolt võiks ikkagi ka survestada seda debatti, et mis on riigi põhifunktsioonid ja mis on kõrvalfunktsioonid, et millega on mõistlik tegeleda, millega peab tegelema, millega ei ole vaja tegeleda, millega tegelemine tuleks lõpetada, sellepärast, et üldiselt ju
ju andjatel loobumisgeeni ei ole, et alati, kui midagi juurde anda, siis on mõistlik küsida sellest, et seda, et mis siis nüüd, mida me nüüd vähem teeme, sest rahakott ei ole piiramatu ja ma arvan, see otsus, et me mõnda asja enam ei tee, vaid seal tuleks kaasa aidata, kaasa mõtlemisel, mitte et ma kindlasti ütle seda, et seda arusaamist ei ole ka Riigikogus valitsused, on asju, mida võib-olla mitte teha, aga seal on kindlasti väikest abi ja tõuget vaja ka väljaspoolt. Keegi soovib täiendada. Seda kringlit veel ei ole toodud, ma vaatasin, aga oletame, et ta tuuakse või loodame, et kui me sööme sealt, ütleme, meie sööme sealt 80% ära või 85%, siis nii palju jääb teile, kui meil jääb riigieelarvest vaba raha tegelikult. On umbes niimoodi, on ju. No jah, laias laastus. Ega keegi täpselt ei tea, see on probleem midagi. Ja sellepärast Külli Tara oli ka minu meelest siin kuskil ennem, et tema ütles minu meelest väga hästi, et kodanikud on riigi omanikud, mitte kliendid. Külistus. Minu meelest super lugu. Ja selles mõttes ma olen sinuga nii nõus, kui üldse saab olla, et peabki iga kodanik peab, kui ta soovib olla iseseisev ja siis oma elu kontrollida peabki sõna võtma ja suunama siis seda mõtet, aga ma olen ikkagi natukene kimbatuses, et kui me teame, et meil on niivõrd ette ära lubatud 80% riigieelarvest, et selle 20%-ga me peame tegema kõik need asjad ära, millest me oleme täna siin rääkinud, et panustama siis digitaalinfrastruktuuri, teedesse, haridusse. Kas teile ei tundu, et see on selline, pehmelt öelda, suur väljakutse? Jah, kõigepealt ma viitan ühe Ardo artiklile, et minu meelest ei pea ka väga palju kinni hoidma sellest, et see 80 on ilmtingimata kinni kirjutatud, et see on ka tegelikult see koht, kus on võimalik avatult rääkida sellest, et kui palju võiks sealt avada, see on see kärpeloogika, üks kärpeloogika. Ma tõmban korra sammu tahapoole, et me rääkisime umbes nädal tagasi sellest ja sa küsisid seda, et kas saaks sellise ülevaate, kuhu riigi raha läheb. Ja ei saa. Sellist ülevaadet ei ole. Ma arvan, et põhimõtteliselt on võimalik suhteliselt lihtsalt esitada seda, et kes raha saab jagamiseks või kus see otsana, mis ta sellest teeb, mis on ju tegelikult päris küsimus, et mis see saab, mis selle mõju on. Sellel on keeruline vastata ja sageli ka see esimene ahel on keeruline. Tõenäoliselt tekib mitme selline pindne vaade, et paremini aru saada, kuhu raha läheb. Ja minu meelest, kui me räägime siin digitaliseerimisest ja infosüsteemidest, siis ikka üsna müstiline on see, et riigi eelarvestamine ei ole kuidagi infosüsteemiga, tugeva infosüsteemiga, millega igaüks võiks tutvuda, ei ole kuidagi tagatud. Et seda tehakse ikka kuidagi niimoodi põlve otsas kuskil arvutis. Et kui palju ka Riigikontroll saaks 10 inimest kohe lahti lasta, kui tegelikult tekiks seal ühelt poolt see eelarvestamise vaade ja teiselt poolt, kus oleks näha, kuidas raha kasutatakse. Et selles mõttes, miks? Et ma arvan, et kui sellesse raha panna, siis teenib väga palju rohkem tagasi, ma arvan, et kui see ülevaade tegelikult tekib, kui tekib informatsioon, sest et kui me ei saa vastata küsimusele täpselt, et kuhu raha läheb, ilma et see oleks liiga palju vaeva näha, siis see seis ei ole. Näiteks ettevõtjad, riik on muidugi suurem süsteem aine selles mõttes, aga nii ei ole võimalik ühte asja juhtida, kui sa ei tea, kuhu raha täpselt läheb. Oleme aru saanud. Meie oleme kojas küll täiesti veendunud selles, et meie võimekus on küll sellisel tasemel, et küll on võimalik luua sellist süsteemi, et ütleme kodanikuna ma näeksin, et miks mul ei või olla kodanikuna rohkem õigust otsustada, kuhu läheb minu maksuraha. Et kui meil on praegu, me jõuame muidugi pensioni debatist rääkida, aga kui tahetakse teha siis pensioniraha minu otsuseks, et see on minu raha, ma teen sellega, mis ma tahan põhimõtteliselt, et miks ma ei või sotsiaalmaksu ise siis suunata nii, kuidas ma tahan. Loomulikult ma ei saa seda välja võtta nii nagu pensioniraha, juua õlut suvel ja talvel veini näiteks, aga põhimõtteliselt me näeme, et see tooks ka konkurentsi sellistesse riigi monopolidesse sisse.
ja ma arvan, et see aitaks lõhkuda ka seda, ütleme siis võib-olla kivistunud arusaama, et see 80 ongi selline kinni tsementeeritud, eks. Noh, tõenäoliselt paljudel meist oleks siin võimalik öelda, et politseid ei ole vaja, me võtame endale ise turvamehe, kes me ümber tiirutab. Ma arvan, et siin on natuke see solidaarsuse osa, ma arvan, et see maksusüsteemi küsimus on tegelikult nagu oluline. See on selles mõttes täiesti nõus sellega. Nüüd lihtsalt küsimus, kuidas seda täpselt teha ja kuidas see solidaarsusmoment seal juures on, selles mõttes, et ühiskond ma olen täiesti päri ja muuseas riigireformi siis, kuidas see nimetati, buklett või aruanne, mis Jüri Raidla eestvedamisel valmis, seal on eraldi peatükk isegi sellest, ongi solidaarsussüsteemist ja sinu poolt viidatud siis digiteerimine on, mina arvan selle alus. Kas nüüd toodi midagi? Nii. Tuli grill. Teeme selle triki, et sööme 80% ära või? Mitu päeva meil aega? Hakkame, oleneb tempost. Aga ühe küsimuse siia lõppu ma mahutan veel ja kui teile sobib, et need, muidugi on anonüümsed küsimused, et muidugi te jääte võib-olla siia pärast, et kes ei saa oma küsimusele vastust, saab hiljem küsida. Aga ennustame tulevikku ka siis. Pole olemas lihtsamat asja, eks. Kus me oleme järgmisel aastal, kas ütleme samal ajal või kevadel, või ütleme kevadel lihtsam? Defineeri meie. Meie. ütleme siis meie. ütleme siis Eesti, jääme Eesti keskselt Eesti ettevõtlus. Ma võin otsa lahti teha. Kuidas? Ma võin otsa lahti teha. Et kui ma täna vaatan nagu seda kriisi, siis minu meelest siin on olnud nagu positiivseid ja negatiivseid ja küsimärke nii-öelda. Et üks nagu ma arvan, mis teenusmajanduse ettevõtetele ikkagi väga südamelähedane teema on see, et kas meil on kontor. Et kas kõik töötavad kodust, kas töötab 50% kodust, kas toimub roteerumine, kas kontorit polegi üldse vaja. Mõned on läinud süüksesse shared office pindadele ja nii edasi. Et siin JP Morgan Chase tegelikult tuli välja oma siis nägemusega, et kui enne Covidit tegelikult päris mitmed ettevõtted olid öelnud, et kodust töötab töötaja efektiivsemalt, produktiivsus paraneb, kõik on väga nagu hea, siis tegelikult JP Morgan Chase tuli sellega välja, et tegelikult see nii ei ole. Et tegelikkuses ikkagi pikas plaanis produktiivsus halveneb ja pikas plaanis teenusmajanduse ettevõtetel, suurematel organisatsioonidel vähemalt kodust töötamine ei toimi. Ja just ei toimi noorematel inimestel. Tõenäoliselt ma ise tõlgendaksin seda võib-olla selliselt, et nooremaid inimesi on vaja rohkem juhendada, neil ei ole võib-olla nii palju iseseisvaid projekte, mida nad saaksid teha. Ja produktiivsus oli üllatus kõige madalam esmaspäeviti ja reedeti. Huvitav. Et ma arvan, see on tegelikult teenusmajanduse ettevõtetel praktiliselt kõikides juhtkondades nagu üks arutelu küsimus, et kuidas me selle oma office majanduse nüüd edaspidi nagu toimetame. Et meie tegime oma töötajate hulgas ka polli ja põhimõtteliselt ainult üks töötaja siis ligi 20 ütles, et tema tegelikult tahaks kodus töötada. Et kõik ülejäänud tahtsid tegelikult tagasi tulla kontorisse. Et võib-olla seal on see aspekt ka, et need eelmised pollid nagu olid tehtud, et see kodus töötamine oli nagu selline õnnistus ja mingi siuke privileeg, aga nüüd tegelikult, kui sul on siuke forced lockdown, siis tegelikkuses nagu töötajad tahavad saada seda sotsialiseerumist. Ja mida JP Morgan Chase tegelikult ka välja tõi, oli ikkagi see, et kreatiivsus langes. Ühiste siukeste vabadel hetkedel ideede põrgatamine, mida sa teedki omal, ma ei tea, kööginurgas ja nii edasi, et seda sul tegelikult nagu digitaalselt veel ei toimi. Et võib-olla aastate pärast me oleme nii hästi digitaliseeritud, et meil, ma ei tea, Teams kogu aeg jookseb ühel ekraanil on ju ja kõik tegelikult toimetavad. Aga ma lihtsalt ütlen seda, et ma arvan, see on nagu üks siuke huvitav nagu aspekt, mida kõik peaksid nagu mõtlema.
siis mis meile nagu jubedalt meeldis tegelikult selle Covidi puhul oli see, et äripartnerid hakkasid võtma videokonferentsingut kui tavapraktikat. Et kui me täna, meie kliendid on enamuses ikkagi niisugustest Vana-Euroopa riikidest ja ütleme siis sealt Ameerika poole pealt ja seal ikkagi ütleme, finantstööstusharu on tihtipeale olnud ikkagi pigem sihuke nagu tagurlane, et kohtumine on ikkagi face to face, ma näeksin, kas sa oled ikkagi tubli inimene, missugune su käepigistus on, kuidas sa räägid ja nii edasi. Siis tegelikult just meie Ameerika partnerid näiteks ütlevad, et on toimunud täiesti paradigma muutus, et kui enne tegelikult esimesed paar kohtumist, ütleme finantstööstusharus oli mõeldamatu, et sa teed selle mingi videokonferentsi käigus, kus sa tegelikult on mingid tõsisemad eesmärgid, siis täna see on nagu standard. Ja ka väga paljud börsiettevõtted, kui vanasti oli sihuke ikkagi boring conference call, mis sul tegelikult oligi üle telefoni, siis tegelikult on väga paljud upgrade inud ennast videosse, mis on nagu väga kihvt. Ja kolmas aspekt võib-olla, mida nagu kaasa võtta, on tegelikult see, et väga oluliselt muutub siis ütleme IT-turvalisus ja ärisaladuse hoidmine. Et see on tegelikult teema, ma arvan, mis on Eestis täna alainvesteeritud. Et kui meie partnerid, meile juba seal 5 kuni 7 aastat tagasi iga due diligence'i käigus küsisid, et missugused on IT-süsteemid, kas me teeme stress-teste ja nii edasi, eks, siis ma arvan, et järgmise 3-4 aasta jooksul see muutub tegelikult enamus tööstusharudes täiesti tavapäraseks. Ja ütleme niimoodi, et kodus ikkagi, kui sul inimene töötab kodus konfidentsiaalsete andmetega, siis seda sama arvutit võivad kasutada ka sõbrad, kes külas käivad või abikaasa või samamoodi kodune wifi ei ole nii turvaline, nagu me teame, kas sul on igasugused viirustõrjed seal peal, eks. Et oma partnerite mahitusel me siis ise tegime 1,5 aastat tagasi, võtsime ühe Big Four ettevõtte ja tegime siis küberstress testingu. Ja väga soovitaksin ettevõtetel, kellel on niisugust konfidentsiaalset informatsiooni seda nagu teha. Ehk et tegelikult nad tulevad, teevad su ettevõttele küberründe, füüsilised ründed, nad testivad su töötajaid phishingu suhtes, et ma arvan, et tegelikult Eestis ka phishing ehk siis kirjadega õngitsemine, süsteemidesse tungimine, et see on täna tegelikult ka niisugune teema, mida väga palju ei räägita teenusmajanduses, aga mis tegelikult, ma arvan, järgmistel aastatel tuleb päris oluliselt ülesse. Ehk et tegelikult täitsa soovitaks võtta ja ütleme nii, et selline audit on väga silmi avav. Kes soovib järgmisena ennustada? Ma võtan siis ette selle tänamatu töö, et ma arvan, et meil tuleb 2 sellist keerulist perioodi veel. Üks on sügis, mis on ärkamine, aga mina ennustan ka kuskilt veebruari. Et siis, kui see sellised, et elame need jõulud üle ja et kaunistame kuuske mentaalselt, on ju, et veebruar on ikkagi saab keeruline olema, tuleb veel üks selline tsükkel. Siis tõenäoliselt on lapsed olnud veel ühe korra koduõppel, aga seekord efektiivsemalt, sest kõik õpetajad on õppinud ja ikkagi elektrooniliselt töövahendite kasutamine on praeguseks selgeks saanud. Ma loodan, et see selline sunnitud ärimudelite muutus on jõudnud meile ka kohale. Et üks näide, mis mul on jälle Singapurist tuua, et kuna tohtis minna tõesti ainult välja toidupoodi, aga see meie kohalik toidupood väga head pagarisaiu ei müünud ja pagarid olid kinni, siis pagarite uus ärimudel oli kuine tellimus. Iga nädal toodi sulle ukse taha sinu enda tellimus valjavalitult, saia ja mida iganes ja sul oli kuutasu sellele saiateenusele. Päts saia, päts leiba, mõned croissantid on ju, mõned kaneelirullid, eks, igaks nädalaks saad valida. Ehk see võimaldab ka pagaritöökodadel sellel hetkel, kui poed on kinni ja pagaritöökoda klientide teenindamiseks on kinni, majandada oma rahavoogusid ja hoida selline tegevuses, et me kõik suudaks mõelda nagu sellised pagaritöökojad.
ja ma loodan, et siis me oleme rääkinud sellest 3 miljardist või mis iganes see laen on võetud, et ma tahaks loota, et sealt ikkagi mingi osa läheb investeeringuteks. Järgmisel aastal on kohaliku omavalitsuse valimised, nii et eelarve oi. väga tihedalt sellega ei tea, kas need on elektroonilised või peab kohale minema. Aga see ei ole 6 kuu pärast, vaid umbes 12 kuu pärast. Mis sa sellega öelda tahad? Ei, lihtsalt eelarvest oli jutt, et milleks kasutatakse. Ma veel ei taha midagi öelda, et küll me ütleme. Aga no küsimus sellest, et meie, et kas ma nüüd unistan või ütlen, et kus me oleme, et ühelt poolt ma nüüd kui tagasi korra vaadata, et võiks küsida, miks meil ikkagi suhteliselt hästi läks. Ja ma arvan, et meil läks suhteliselt hästi sellepärast, et meil on mõistlikud inimesed Eestis, et nad saavad aru, kuidas kriisiolus käituda, kui reeglid on põhjendatud, siis nad käituvad vastavalt sellele, ja see on Eesti tugevus ja ma arvan, et kui me inimesi närvi ei aja, siis me käitume jätkuvalt mõistlikult ja piirangud on palju väiksemad, kui me isegi praegu nii-öelda poolhallis stsenaariumis arvata võime, aga ma arvan, et nagu see kõige suurem küsimus on selles, et me rääkisime siin hästi palju sellest, et kuidas peaks toetama, kuidas siis maksumaksja raha tagasi suunata siis. Aga võib-olla mõtleks ka niipidi, et mida vähem piirata, et mitte ainult mida anda, vaid et kuidas muutuda siin nii-öelda üheks selliseks saareks, kus võtame lennuühendused. Et mis on toimunud lennuühendustega, et me oleme kogu aeg mitte kriisi olukorras hädas olnud, et siia ei lenda mitte keegi ei lenda siia ja nüüd, kui kriis käes on, siis me oleme valmis päevapealt lõikama suhted läbi kõigi lennukompaniidega, ajama tuju halvaks kõigil Hollandi reisikorraldajatel, sellepärast, et ta peab kuidagi lahendama selle probleemi, et lennuk Eestisse lennanud. Et otsiks pigem nagu selle kriisi lahendamisel neid võimalusi, mis päriselt on seotud sellega, kuidas koos viirusega elada. Ehk see elu oleks võimalikult avatud, et kuidas seda puhvrit tekitada, rohkem testida. Testime veel rohkem kui vaja, aga üritaks seda päris elu siin hoida, sellepärast, et nagu on öeldud ettevõtluses ka, et suuri kala püütakse sogases vees, äkki riigid püüavad ka suuri kalu sogases vees, et äkki me ise suudame ka siit kuidagi. Mõtleme, kuidas need piirangud on meile kasulikud, mida me siit teha võime. Ma kardan, et kui me räägime siin deglobaliseerumisest, siis Eesti on nüüd küll viimane, kes peaks olema huvitatud sellest, et siia ei saa või siit ei saa ära, sellega muidugi ei ole probleeme olnud, aga et siia ei saa, et majandus ei toimiks. Nüüd ma arvan, et võiks hästi palju keskenduda sellele, mis päriselt tähendab see, kuidas me kriisiga koos elame ja kuidas Eesti võiksid võrreldes teiste riikidega võitjana välja tulla. Sul on hea võimalus lõpetada see ennustamisvoor. 3 mõtet, ma arvan, et Kristel pani paar mõtet pähe. Üks oli, ma lugesin seda sama Jamie Dimon, JP Morgan Chase'i lugu, et nüüd nad tegelikult ütlevad, et tulge tagasi tööle, et me ei saa enam niiviisi edasi toimetada. Ilmselt see pendli efekt on nüüd toimunud, me kusagil, ta päris sinna tagasi ei liigu sinna, kus ta varem oli, aga ilmselt tööandja peab ka oma mingisuguse seisukoha kujundama, mitte ainult küsitlema töötajatelt, et kuidas teil meeldib. Loomulikult paljud ütleksid, et tahaks kodus olla, eks ju, aga no mis on nagu tootlikkuse seisukohast kõige optimaalsem, ilmselt mingisugused teatud tegevused on päris, saab väga hästi kodunt teha, aga teatud asju jälle on vajalik kuidagi nagu koostöös teha, et see, mis nagu alguses vedas välja, et sul on kõik olemasolevad suhted, neid seal kuidagi Zoomi kaudu edasi arendada ei ole väga keeruline, kui sa pead hakkama uusi töötajaid tööle võtma, kui sa pead hakkama uusi kliente otsima, see inimlik pool seal muutub hästi palju kriitilisemaks. Teine märksõna oli stresstest, ma arvan, et tahaks arvata, et see üks kriisi plusspool oli, et iga viimane ettevõte sai väga korraliku stressitesti, sa ei pidanud McKinsey't või kedagi palkama, et sellist nõu saada, ja kui ettevõtja kuidagi nagu tegi palju märkmeid, siis ta sai kindlasti aru, kus see king pigistas, kus tagantjärgi targana oleks võid võib-olla seda ressurssi nagu rohkem olla ja ka teisel pool, et kus me saime, milliste inimesteta, milliste ressurssideta sai tegelikult päris kenasti hakkama. Kui seda õppetundi kuidagi meeles pidada, ma tahaks arvata, et seda tootlikkust per töötaja on võimalik päris palju nagu tõsta, kui neid hakata nagu kasutama. Aga laias laastus ma arvan, et tahaks arvata, et me oleme paremas olukorras, et nagu Kaidi ütles, kindlasti tulevad mingisugused lained, aga me ikka peame järjest rohkem selle viirusega õppima elada ja mida aeg mööda, ma arvan, me suudame nagu
paremini kalibreerida ja kõige huvitavam lugu, mida ma olen selle kogu olukorra kohta lugenud, oli üks Thomas Pueyo, kes on üks Hispaania-Prantsuse päritolu kirjanik, kirjutas sellise loo, mille nimi oli The Hammer and the Dance, eks ju, et see on nagu, kuidas me läheneme sellele kriisile esimeses faasis, kui me oleme paanikas, me taome seda viirust, me paneme kõik asjad kinni ja siis me hakkame tantsima selle viirusega, kuidagi proovime sellega elada, vaikselt laseme lahti ja kindlasti läbi aja me saame järjest rohkem seda nagu paremini tantsida või et see pilt oleks nagu meeldivam, et ma arvan praegu, kui me liigume näiteks, praegu me piirame riigipõhiselt, et ma võin olla venelane, kes on hästi, või singapurlane, kes on täitsa terve, aga see fakt, et mul on selline pass, lihtsalt välistab minu reisimist Eestisse ja võib-olla nüüd me saame nagu tegelikult öelda, et tegelikult sõltub indiviidi tervisest, mitte sinu passist ja mina, et haigena võin Eestist Ida-Virumaale edasi-tagasi pendeldada nii palju kui tahan, aga üks terve lätlane või nagu terve venelane ei saa siia tulla. Tegelikult on see nagu ühest küljest jabur, teisest küljest see on loomulik, et me alguses kasutame selliseid rusikareegleid, aga kui poole aasta pärast kindlasti suudame neid asju natukene nagu täpsemalt teha. Selle positiivse noodiga ongi hea lõpet... Ma tahan ühte asja öelda. Riigikontrollile panete auditi lõpus soovituse. Ja kuna sa äratasid riigipirukaga seoses, et 80% ja 20%, millest me ära sööme, siis minu ettepanek on kärpida sellest 5% saata tagasi pagarile. Märt, kui sa arvad, et see töötab, siis teeme ära. Aitäh teile, ärge veel lavalt ära minge. Nüüd hakkame kringlit sööma. Ei, ma lähen söön ära nii kaua. Nii. Ma arvan, et siin on... Aitäh. Aitäh. Ma saan siit kiita. Aitäh. Aitäh. Aitäh sulle. Aitäh. Ja aitäh. Ja nüüd ilma pikema jututa siis riigipiruka kallale. Keep us this day, well, I build the bridge.